Pillirookõrs tegeleb pilliroost joogikõrte valmistamisega, nagu ka mingil määral nimi ütleb. Me lahendame sellega küll hetkel veel suhteliselt väikesel määral, aga ülemaailmset plastiku probleemi. Plastikkõrtel on keskkonnale tegelikult väga suur mõju. Kui me vaatame erinevaid uuringuid, siis need uuringud näitavad, et üleüldse kogu mereplast, mis praeguselt merre on jõudnud, 1/10 sellest on plastikkõrred. Nii et see on suurem ja hoomamatu mure, kui me tegelikult esmapilgul üleüldse arvata võiksime. Pilliroog on aastane taim. See tähendab seda, et kui me teda ühel aastal lõikame, siis järgmisel aastaks on ta kasvanud enam-vähem täpselt sama pikaks, kui juba mitte pikemaks. Tema kasvukiirus oleneb küll tegelikult puhtalt ainult aastast, et kui palju on olnud päikest, kui palju on olnud niiskust. Kui rääkida pillirookõrre elueast, siis me julgeme öelda, et see on vähemalt 50 kasutuskorda. Seda siis kodukasutuses võib see olla ka märgatavalt pikem, miks mitte aastaid. Praeguses hetkes meie endi kogemus näitab seda, et aasta jagu nad peavad väga kenasti vastu, kui pikalt tegelikult, veel me öelda ei oska. Kui rääkida pilliroost kui toorainest ja kas ta võib kunagi otsa saada, siis seda me ei usu. Kuna ta tõesti on aastane taim, mis taastub, siis seda tegelikult peab maha võtma, sellepärast et pilliroog on justkui umbrohi, mis hävitab kõik enda ümbruses oleva. Ta kahjustab pinnavett ja alustaimestikku ja takistab siis alustaimestiku kasvamist ja vohamist. Kui kasutada tootmises loodusvara, siis peab arvestama tegelikult väga palju kliimaga. Kui me räägime ainuüksi pilliroost endast, siis pilliroo mahavõtt käib circa 6 aja jooksul. See nõuab jää olemasolu, et saaksid minna suured kombainid jää peale ja siis pilliroogu maha võtma. Kui samas vaadata viimaseid aastaid, kas või ainuüksi siin Eestis, siis on jää olek ja jää kohalolu mere peal ja järvede peal märgatavalt väiksem, kui see oli näiteks 10 aasta taguse ajaga. Nii et me võime loota ja arvata, et meil on aastas circa 6 aega, kui me saame seda pilliroogu kokku korjata. Tegelikkus võib-olla on märgatavalt kehvem. Nii et me peame arvestama tõesti väga palju looduse ja kliimaga üleüldiselt. Plussis sinna juurde tegelikult see, et selles roos on ju väga palju elu ja roo ümber on väga palju elu. Pillirookõrre turule toomise raskuseid meie puhul võiks olla 2 tükki. Esmane nendest on siis kindlasti tootmine, sellepärast et suurtootmisega meie tiimist väga palju kokkupuudet ei ole olnud. Teisalt on siis ka toote tutvustamine, sellepärast et esmapilgul ei oldud võib-olla väga valmis siis turg vastu võtma seda. Aga ma usun, et me oleme selle toote tutvustamisega väga kenasti hakkama saanud. Meie järgmise 2 aasta eesmärgid on, esimene eesmärk nendest on Suckersi ehk siis meie rahvusvahelise brändi turule toomine, mis peaks tegelikult juhtuma nüüd juba siin loodetavasti 6 aja jooksul. Ja pikemas perspektiivis vaadates siis igal juhul on meie suur eesmärk meie tootmise skaleerimine. Tootmise skaleerimine ja samas ka tooraine varumine. Me loodame seda, et 2 aasta pärast suudame me aastas toota circa 25 miljonit joogikõrret. Edasi on meie plaanid see, et sellest samast pilliroost oleme me välja arendanud materjali, millest me siis loodetavasti suudame teha kas siis ühekordsete plastiknõude või mine tea, võib-olla üleüldse mööblit. Aga me näeme seda, et see materjal, mida me oleme välja arendanud, võiks olla tulevikumaterjal ja miks mitte alustada kas või visiitkaartide tegemisest ja siis vaadata, kuhu me välja jõuame.